Ja siis saabub suur äralepituspäev. See on aasta tähtsaim päev Iisraeli pühamu juures. See on päev, mil Jumal kaotab patu igaveseks. Selle kirjeldus asub täpselt 3. Moosese raamatu keskel ja muide ka Pentateuchi keskel. See on kahefaasilise lunastusprotsessi lõpp. Esimeses faasis kanti iisraellaste patud ja rituaalsed ebapuhtused pühamule ja preestritele. See toimus peamiselt puhastusrituaali kaudu. Vahel kui patustaja patustas, mässates Jumala vastu, siis see patt määris samuti pühamu. Ning lepituspäeval Jumal likvideeris kõik need patud protsessis, mis tõestas, et iga Jumala öeldud lause on olnud korrektne, aus ja õiglane, nii et lõpuks on Jumal õigeks mõistetud. See ongi lepituspäeva mõte, Jumala õigeks mõistmine, patu likvideerimine ning usklike lõpliku hea saatuse lõplik pitseerimine. Lepituspäeva rituaal koosnes 3 osast. Esimene osa oli puhastusohver preestri ja tema pere eest, mis kindlustas, et preester ja tema pere on lepitatud. Teine osa algas 2 looma vahel liisu heitmisega. Pühamusse toodi 2 sikku, üks Azazelile, teine Jahvele. Jahve sikk ohverdati ja selle veri, mis ei olnud patuga reostatud, sest see rituaal ei sisaldanud käte peale panemist. See puhastav veri viidi pühamusse ning pühamu puhastati seest poolt väljapoole. Mõte, mida Iisraelid pidid siin mõistma, oli, et kui Jumal kõrvaldab patu igaveseks, algab see seaduselaeka trooni lepituskaane juurest. Ja Jumala enda juurest levib see üle terve pühamu ning isegi üle laagri. Nii, et patt viiakse iisraellastest kaugele. See on lepituspäeva 3. rituaal, likvideerimisrituaal. Ülempreester pani kõik patud Azazeli sikule ja see sikk viidi kõrbe, kus ta kuskil Iisraelist kaugelt tõenäoliselt suri. Azazeli siku rituaal ei ole ohver. Seda ei nimetata kordagi nii ja sikku isegi ei tapeta. Ja see rituaal ise leiab aset alles pärast seda, kui pühamu on puhastatud. Pärast seda, kui see on puhastatud ning inimesed on lunastatud. Seega on see elimineerimisrituaal. See viib patu iisraellaste laagrist ära. Ja patt kantakse Azazelile karistaval moel. Azazel on siin ilmselgelt Jahve vastand. Siin on Jahve, kes sureb patu pärast, ja siin on Azazel, kes saab patu enda peale ning sureb, sest ta on patu algataja. Tema on see, kes süüdistab usklikke nende pattude pärast. Ja kuritahtliku süüdistajana peab tema kandma selle karistuse, mida ta tahab, et usklikud kannaksid. Aga mida teeb rahvas lepituspäeval? Sest kõike seda tegi ülempreester. Mis on inimeste ülesanne? Inimesed pidid tulema pühamu juurde. Nad pidid seal olema, vaatama ja keskenduma sellele, mida ülempreester nende heaks tegi. Ja nad pidid oma hinged alandama. Juudi traditsioonis tähendab hingede alandamine, et nad paastusid, palvetasid ja tunnistasid oma patud. Ja siis nad puhastati.
seega on inimeste tähelepanu täielikult Jumalal. Nad on talle ustavad. See on oluline. Mis juhtus sellega, kes lepituspäeval ei teinud seda, mida nõutud? Ta hävitati oma rahva hulgast. Lepituspäeval on seega 4 aspekti. Esiteks, armu saanud patustaja, kes on aasta jooksul armu saanud ja kes on lepituspäeval ustav, mõistetakse õigeks. Tema õigeks mõistmine kindlustatakse terveks igavikuks. Teiseks, armu saanud patustaja, kes on aasta jooksul armu saanud, aga lepituspäeval ustav ei ole, hävitatakse oma rahva hulgast. Kolmandaks, patu algataja saab enda peale patu ning karistuse igaveseks. Ja neljandaks, Jumal ise mõistetakse õigeks kõiges, mis ta teeb lunastuse teises faasis. Lepituspäeva rituaalid kujutavad varjuna seda, mida Jumal teeb maailma lõpus. Seda me õpime 9. ja 10. nädalal. Ja mida veel öelda? Ma arvan, et kõige paremini väljendab seda juudi lepituspäeva tervitus. See tähendab head lõplikku pitseerimist. Olgu sinu sissekanne eluraamatusse igaveseks pitseeritud.